Ma õnnistan kõiki Jeesuse Kristuse nimel, kes täna siin ruumis on, kes kuulevad meid, vaatavad. Et Jumal oma sõna läbi võiks meile midagi öelda, panna meid ehk sügavamalt mõtlema ja austame Jumala sõna, Jumala nime, tõuseme ja palvetame. Kallis püha, Issand, ma tänan sind, et ma võin seista siin ja kuulutada, kui hea, kui helde ja kui suur on sinu arm. Jumal, ma tänan kõikide eest, kes siin ruumis on, kuulevad ja kes ka väljapool seda ruumi on võimalus osa saada sellest, mida sina jagad ja kuidas sina seda toidulauda täna katad. Ma tänan selle eest, Issand, ja õnnistan kõiki Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Võtame istet, palun. Ja minu jutlus võiks pealkirjastada, kohe me jõuame selle piibli kohane, et järgi sina mind. Järgi sina mind. Need on Jeesuse sõnad. Ja ka see koht, kus ta täpselt seda ütleb, hakkame siit pihta. See on Johannese evangeeliumi 21. peatükis ja võib öelda Jeesuse viimased sõnad Peetrusele. Kui ta räägib Peetrusega ja 3 korda küsib tema käest, kas Peetrus armastab teda, siis ta nagu annab edasi, mida Peetrus peaks tegema. Peetrus lõpuks juba sai kurvaks, et ta 3. korda ütles, kas ma olen sulle armas. Kirjutatud on siin, Peetrus sai kurvaks. Ma mõtlesin selle peale, kui Peetrus 3 korda Jeesuse reetis, kas Jeesus sai ka kurvaks? Sa pole öeldud meil. Või 1 kord reetis, 2 kord reetis, 3 kord reetis. Kas Jeesus sai ka kurvaks? Peetrus sai kurvaks. Kui Jeesus küsis talt seda, mis oli toimunud, vaat kui see on küsimus, tekib kohe hakkadki lugema, alguses juba tuleb huvitav, kas Jeesus ka kurvaks. Ma ei usu seda. Ma ei usu seda sellepärast, et esiteks Jeesus oli Jumal ja niisugused asjad teda ei üllatanud. Ta teadis juba ette neid asju. Kui sa teatud asju tead ette, siis see sind ei üllata, ei rõõmusta, ei kurvasta. Sa lihtsalt tead, et see asi on nii. Sa tead selle inimesega rääkides, et tema võimed seal kuskil piirduvad, et sul ei ole mõtetki seal midagi rohkem pakkuda või teha või allapoole lasta, lihtsalt ole rahul sellega. Vaat niimoodi, see on nii sissejuhatav jutt siin. Ja nüüd Jeesuse sõnad. 21 peatükk 18. salmist alates. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noorem, siis sa vöötasid ennast ise ja läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa saad vanaks, siis sa sirutad oma käed ja keegi teine vöötab sind ja viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles, tähendades, missuguse surmaga ta pidi Jumalat austama. Ja kui ta seda oli rääkinud, ütleb ta temale, tähendab Peetrusele, järgi mind. Aga Peetrus pöördus ja näeb jüngrid, keda Jeesus armastas, järel sammuvat. Selle, kes õhtusööma ajal oli ka laskunud Jeesuse rinnale ja öelnud, Issand, kes see on, kes sind ära annab. Kui nüüd Peetrus seda nägi, ütleb ta Jeesusele, Issand, aga kuidas jääb temaga? Jeesus ütleb talle,
kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub. Järgi sina mind. Siis tõusis jutt vendade seas, et see jünger ei surevat. Ent Jeesus ei olnud temale mitte öelnud, et ta ei sure, vaid kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub. Aamen, siin ma ütlen. Peetrus kuulis Jeesuse käest ühe, ütleme, ebameeldiva või kurva teate. Kuidas ta seda vastu võttis, seda ainult teab Jeesus ja teab Peetrus ise. Aga ta ütles seda tähendades, missuguse surmaga ta pidi Jumalat austama. Peetrus kuulis Jeesuse käest, et tema elu lõpp on kurb, sünge, raske. Kuidas ta võttis seda, ma ei tea. Aga kui sa oma käed sirutad ja teine vöötab sind, see tähendab, su käed pannakse rauda. Tol ajal oli võib-olla seoti kinni midagi, kuidas seal oli. Viidi kuhugi seda, mida ta ei tahtnud, seda tehti. Ta kuulis ühe enda kohta natuke sellise või mitte natuke isegi nagu ebameeldiva ütlemise. Ma ei tea, kas Peetrus võttis seda vastu tänuga, rõõmuga või hirmuga, ma ei tea seda. Aga see tekitas talle ühe küsimuse. Ta pöördus ja näeb Johannest, siis tegu oli Johannesega, eks ole, ja küsib Jeesuse käest, kuidas jääb temaga? Kuidas jääb temaga? Vaat minuga juhtub see asi ja minu lõpp on selline, aga kuidas jääb temaga? Vaat see on ju, keda sa väga armastad ja kes su rinnanajal on olnud, kuidas jääb temaga? See küsimus oli võib-olla esitatud täiesti nii-öelda kas uudishimust või saada teada lihtsalt Jeesuse enda käest, et hästi, minu lõpp on selline, aga kuidas tema lõpp on. Jeesus ei vasta sellele, ta lihtsalt ütleb, järgi sina mind. Tähendab, mida see ütleb meile kohe alguses, kui me hakkame juba nende sõnade sisse minema, mis sind ka ei ootaks ees, kui sa oled Jumalaga, kas on see või teine või kolmas, järgi teda. Ära tungi nendesse asjadesse, mida sulle ei ole antud teada. Kui Jumal annab teada püha vaimu läbi midagi, siis võta vastu see. Kui ta ei ole andnud, järgi teda, täida tema tahet. See on aamen kirikus, võib nii öelda, see kuulub selle tõelise Jumala lapse ellu, eks ole. Nüüd ma lõpetan siit Johannese evangeeliumist ja lähen päris piibli lõppu. Päris piibli lõppu. Järgi sina mind, jätame selle ühe niisuguseks sügavaks mõtteks, mida Jumal ütleb ka meile täna kõikidele. Ja. Järgi sina mind. Eriti praegusel ajal, kus me elame, kus on selline aeg maailmas, terves maailmas. Nüüd avades ilmutuse raamatu, see on Johannese poolt ka kirjutatud. Mida me kõigepealt näeme siin, et kui Peetrus küsis Jeesuse käest, mis temast saab, ja tekkis seal jutt, et see jünger ei surevat,
aga Jeesus ütles 22. salmis siin Johannese 21, kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub. Siin võib öelda, et see toimuski nii. Jeesus teadis seda, et Johannes ei sure. Johannes kohtub Jeesusega. Ja ta kohtus Jeesusega. Ja vaat siin ongi täna selle jutluse põhiteema on see, Jeesus, kelle rinnanajal Johannes oli nii pühaõhtusööma ajal seal, aga Johannes nägi Jeesust teisel kujul. Ja siin ma tahangi peatuda just Johannese ilmutuse raamatus ja alates 9. peatükist. Mina, Johannes, teie vend ja teie kaaslane viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses, Jeesuses, olin saarel, mida kutsutakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistuse pärast. Ma olin vaimus issanda päeval ja kuulsin oma selja taga suurt otse kui pasuna häält, mis ütles, mida sa näed, kirjuta raamatusse ja läkita neile 7 kogudusele, Efesosse ja Smyrnasse ja Pergamoni ja Thyatirasse ja Sardesesse ja Philadelphiasse ja Laodikeasse. Ja ma pöördusin ümber vaatama seda häält, mis minuga rääkis. Ja kui ma olin pöördunud, nägin ma 7 kuldküünlajalga ja keset neid 7 kuldküünlajalga üht, kes oli inimese poja sarnane, riietatud pika rüüga, vöötatud rinde alt kuldvööga. Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ja tema silmad nagu tuleleek. Ja tema jalad olid otse kui ahjus hõõguv hiilgav vasemaak. Ja tema hääl oli nagu suurte vete kohin. Ja temal oli paremas käes 7 taevatähte. Ja tema suust läks välja terav 2-terane mõõk. Ja tema pale oli otse kui päike, kui see paistis oma väes. Kui ma teda nägin, siis ma langesin maha tema jalgade ette nagu surnu. Ja ta pani oma parema käe mu peale ja ütles mulle, ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ja vaata, ma olen elav ajastute ajastudeni ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis nüüd on ja mis pärast seda sünnib. Nende 7 taevatähe saladus, mida sa nägid minu paremas käes, ja nende 7 kuldküünlajala saladus on see, need 7 tähte on 7 koguduse inglid ja need 7 küünlajalga on 7 kogudust. Aamen. See oli Johannese nägemus, õigemini ütleme kohtumine Jeesusega. Miks ma lugesin ta sõna-sõnalt selle läbi ette teile kõigile? See ilmutab meile Jeesust teisel kujul. Vaadake, me oleme harjunud rohkem kõik. Ma pean ütlema, ise ka kaasa arvatud omal ajal, kui me loeme evangeeliumi, loeme Jeesusest, meil on ikka need pildid tulevad silma ette või oleme filmis näinud teda, kus ta on nendes riietes, kus ta kohtub inimestega, haiged saavad terveks, inimesed toidetud ja ta on lihtsalt nii inimene inimeste hulgas, ütleme, inimese poeg inimeste hulgas, täpsemini öelda. Aga pilt on teine. Pilt on teine. Paljud inimesed nagu on näinud ja kohtunud Jeesusega, kas unenägudes või nägemustes, aga eriti vähemalt ma ei ole kuulnud, et keegi sellist Jeesust on näinud, nagu praegu me lugesime. Ikka tihti kuuled seal keegi,
ma kohtusin Jeesusega, Jeesus täna, ma ei tea, kas need kõik vastavad tõele. Jumal teab seda, paljud tahavad silma paista millegiga, ka räägivad niisuguseid jutte. Aga on seal siis Jeesus tõesti olnud või ei ole, ma ei tea. Minul ei ole sellist otseselt niisugust kogemust, ma ei saa selle pärast kaasa rääkida. Küll ma olen aga viimasel ajal tihti, seda ma olen Mariannale rääkinud, näinud oma ema unest. Ema on lahkunud Jeesuse juurde juba palju aastaid tagasi ja järjest näen ema. Tulevad mõttedega, midagi ei ole teha, kas ta nüüd nii väga ootab mind seal või on see märk millestki, eks me ei tea. Aga unenäod on unenäod ja midagi nad meile räägivad, eks ole. Ja ma kujutan ette, kui sa tõesti kohtud Jeesusega unenäos, aga kui selline unenägu nagu peaks tulema, et sa näed sellist Jeesust, kui Johannes kohtus temaga, siis ta, nagu me lugesime, ta langes maha nagu surnu ja kui Jeesus ei oleks pannud oma kätt ta peale, ta ei oleks tõusnud sealt üldse. See on Jumala vägi. Kui Jumala vägi langeb, me oleme ise tunnistajaks selle olnud, ka siin majas on olnud, kus inimene oli pikka aega, oli minu süles lausa oli täiesti Jumalast nii puudutatud ja hiljem pidi tükk aega ootama, et ta sai veel autoga sõita ära siit. See on Jumala vägi puudutab. See on Jumala vägi. Mida sel ajal keegi tunneb, mis sinu sees toimub, see teab. Aga see, mida Johannes nägi seal ja mida ta nagu üle elas ja edasi tahame just kuulda ja seda, kuidas Jumal on mulle andnud siin edasi rääkida sellest. Et nagu ma ütlesin juba, et kristlastena sa saad ise selle peale mõelda praegu, et kuidas sa teda ette kujutad, eks ole. See ei ole praegu mingi etteheide või mingi patuasi kellelegi, see ei. Ta oli nii maa peal ja me teda ka võime täitsa kas filmide järgi või kuidas me oleme näinud, aga ei ole veel, ma ütlen, ühtegi maali, ei altarimaali kuskil koguduses ega ühtegi filmi siin maailmas loodudega tehtud, kus oleks kujutatud Jeesus sellise, nagu ta tegelikult oli. Isegi see Torino surilina, seal käivad ka väga palju igasuguseid oletusi ja vaidlemisi ja analüüside võtmisi ja ega nad eriti targemaks ei ole saanud. Sellepärast, miks ma seda räägin, et jätame Jumalale Jumala osa, andke Jumalale, mis on tema osa, inimesele, mis on inimese osa. Kui see ei ole inimesele antud, siis ära roni sellele maale, enne kui Jumal tõesti sulle annab seda. Johannes kohtus Jeesusega, see on fakt. Johannes oli ainuke jünger, kes jäi elama. Ja ka see on tõde, mis ta ütles, kas ei näe surma. Jah, Johannes ei näinud enne surma, kui ta kohtus Jeesusega. Aga mitte selle Jeesusega, kes nende keskel oli seal, käis mööda maad, tegi imesid, sõi ja palvetas koos. Ei, see oli teine Jeesus. Ja aga Jeesuse ilmumine nüüd Johannese ilmutuse raamatust oli nagu taevase kuningana ja valitsejana ja on selle maise järgi ka praegult. Kas me seda tunnistame või ei tunnista? See on usu küsimus. Mul on kurb ja kahju nendest, kes ei usu. Neid on palju ja kui nad ei paranda meelt, siis me teame, mida Piibel selle kohta ütleb. Aga Jumal oli, on ja jääb. Ja ta on kuningas ja kui ta ilmub,
siis nagu on kirjutatud, iga põlv peab nõtkuma ta ees. Mäed ja mäekünkad ja katkumeid ja koopad varisevad või värisevad seal koobastes, inimesed lähevad ja põgenevad. See ütleb midagi, et see Jumal, kes tuleb ja kes tegelikult on praegu oma isa paremal käel, see on teistsugune Jumal. Et miks mul võib-olla Jumal ka sellest andis selle teema üldse, et me kuidagi ka siin Marianna eelnevast osast ma jäin mõtlema kõik antud, et me võtaksime tõsiselt Jumalat, ta on püha. Ta ei ole see, kes seal käis, jah, Jumal nii seadis selle asja, ta täitis oma ülesande seal, aga tegelik ka see osa on tema teine ilmumine, siis ta ilmub meile hoopis teises väes. Kas ta ilmub täpselt nii nagu Johannesele Patmose saarel, seda ma ei tea, aga fakt on see, nii palju kui piibel meile räägib, siis inimesel enam ei ole midagi rääkida. Siis sul vaenekene seal, oi, ei, mis see Jumal või see ikka, seal mingid teised jumalad ja asjad, siis on jutud lõppenud. Kas sa oled või ei ole? Kas sa oled või ei ole? Ja üks küsimus, mida küsitakse, nagu Heebrea kiri ütleb, ükskord me sureme kõik ja siis on kohus. Ja me ei tea keegi täpselt, mida küsitakse, aga üks mõte mul on tulnud, et seal võib olla ainult üks küsimus, mida sa tegid minu pojaga. Mida sa tegid minu pojaga? Ja vastus on väga lihtne. Kaks asja saab olla. Kas sa oled ta vastu võtnud või oled sa hüljanud? Sa võid arvata, et kõik on korras, aga ei ole korras. Jeesuse sõnad, kui ta Johannese peale oma käe pani, ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Suure tähega on kirjutatud seal. Elav. Ma olin surnud ja vaata, ma olen elav ajastuteni. Need on Jumala sõnad. Ta on elav. Ta tuleb ja ta ütleb siin, ma olin surnud ja vaata, ma olen elav ajastuteni. Jeesus oli surnud, Jeesus oli hauas, me teame kõik, kolmandal päeval ta tõusis. Aga samas mul tuli ka meelde kadunud poja lugu, et see minu poeg, isa ütleb, kes on nagu Jumala võrd, kui oli surnud. Aga nüüd ta on elav. Sa võid olla vaimulikult surnud, elad ja elad hästi isegi, aga tegelikult sa oled surnud. Jumala jaoks sa oled surnud. Mina olin Jumala jaoks surnud palju aastaid. Aga siis tuli see äratus, ärkamine. Ja samamoodi ta ütleb, tema suri meie pattude eest, et meie võiksime elada. Ja kõik patud, kaasa arvatud needused ja asjad kõik läksid Golgata ristile. Ja kui me võtame vastu selle kui pääste meile ja mõistame seda eelkõige ja usume seda, siis me elame. Me elame koos Jeesusega. Uus elu, uus sünd ja nii edasi. Ta ütleb, ma olen elav ajastuteni ja minu käes on surma ja surma valla võtmed. Ilmutus 1.17. Natuke tahaksin peatada ka Johannese peal veel. Ta ütleb siin, ma olin vaimus issanda päeval ja kuulsin oma selja taga suurt otse kui pasuna häält.
mis see ütleb meile? Ma olin vaimus issanda päeval. See tähendab, Johannes oli vaatamata sellele, ta oli seal Patmose saarel, ta ju oli, kandis karistust, ütleme nii, ta oli seal, ta ütleb ka siin on, et ta ütleb kohe, et ta oli oma sõna, ma loen selle Johannese 10, ma olin vaimus issanda päeval ja miks ta üldse seal saarel asus? Salm 9 ütleb, mina Johannes, teie vend, teie kaaslane, pane tähele, nüüd Johannesest me räägime, teie kaaslane viletsuses ja kuningriigis. Ja 3, kannatlikkuses Jeesuses olin saarel, mida kutsutakse Patmoseks Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistuse pärast. Ta oli vang, aga mille eest ta oli vang? Ta oli Jeesuse pärast vang. Aga just see, need asjad tahaks välja tuua. Kõigepealt, mis see tähendab, ma olin vaimus. Vaadake, vaimus me saame olla osaduses Jumalaga. Kui sa ei ole tõeliselt vaimus, siis jääb see osaduse nõrgaks. Ja sa võid palvetada, sa võid palju tunnistada ja kõike teha, aga olles vaimus, siin on nagu, ma võin teile tuua lihtsa näitega, kuidas me saame olla vaimus, eks ole, vaimus on väga palju võimalusi selleks, olla Jumala vaimus. Kui Jumala vaim sind puudutab, kas sa langed maha või hakkad ülistama või teistes keeltes rääkima midagi, see on, kuidas vaim annab. See on nii, eks ole. Me olime Mariannaga Poolas, sõitsime Austriasse ja peatusime Poolas ja läksime katoliku kirikusse. Seal lõppes Jumala teenistus, suur kirik oli, rahvas liikus veel seal, aga seal oli niši sees oli Jeesuse ema, koos vist Jeesus oli süles, väike Jeesus või. Ja seal oli niisugune põlvitamise koht ja me Mariannaga mõlemad põlvitasime sinna selle Maarja kuju ette nii-öelda, me ei mõtelnud seal või midagi, me ei ole ju seda usku või nii. Aga Jumala vaim langes selle. Jumala vaim langes meie peale. Ma ei saa seda teile edasi anda. See on eriline asi, kui Jumala vaim sinu peale tuleb. Kui sa ei ole kogenud seda, siis igatse seda. Jumal teeb seda, mina ei saa seda anda. Kui ma palvetasin ühe Luteri õpetajaga pastoraadis altari ees, põlvede peal olime, tal oli surmahaigus. Jumal tegi ta terveks. Aga Jumala vaim langes nii võimsalt meie mõlemi peale, et me põlvede peal ei suutnud olla, ma kukkusime, nina oli maha sinna ette. Tõusin üles ja uuesti. Jumala vaim oli kohal. Sellisel kujul. Mina ei tellinud seda nii, aga ma olen tundnud, mis see tähendab, kui Jumala vaim on. Ma ainult inimlikult ütlen siiralt, et nagu ikka inimene mõtleb ja mitu korda selline laine nagu käis üle, sa langesid, tõusid, langesid ja mõtlesin, oot, järsku mõni tuleb nüüd uksest sisse, mida see mõtleb, et vaatavad seal nüüd ümbert kinni mõlemad seal ja maas seal, eks ole. Ja no tulevad mõtted, eks. Aga Jumal tegi oma tööd. Kuidas ta ilmub, kuidas ta puudutab kedagi, seda me oleme näinud, aga küsimus on praegu, miks see tõusis nagu üles see teema. Öeldud on siin lihtsalt, ma olin vaimus. Johannes ütleb seda, 1. peatükk ja 10. salm.
et ja siis ta kuulis kõike seda otse kui suurt pasuna häält ja mis ütles, kirjuta üles kõik. Johannes tegi seda, ta kirjutas selle üles. Aga üks asi veel, mis ma tahan välja tuua. Mina, Johannes, teie vend, ma lugesin selle kord ja teie kaaslane viletsuses hakkab sellega pihta. Ei ole kirjutatud suures õnnes või suures, ei tea milles, viletsuses. Viletsuses, teie kaaslane viletsuses. Ja kuningriigis samane asi võib olla, sa võid olla viletsuses. Üks hetk, sul on raske, sa elad läbi. Aga järgmisel hetkel, kas Jumala vaim puudutab või tõstab üles, sa oled kuningriigis. Sõna otseses mõttes, Jumal on su ligi, seal asjad muutuvad, tervised tulevad, terveks saavad inimesed, see on kuningriik on kohal, võib öelda nii. Ja. Kui halvatud laps saab hetkega liikuma, no kallikesed, seal on kuningriik kohal. Ma ei oska teisiti öelda seda. Ja. See on, taevas on koha peal ja teeb seda tööd, eks ole. Mitte inimene, vaid Jumal on kohal, vaim on kohal, püha vaim on kohal. Sa võid surnule öelda, on ka öeldud seda, tõuse üles Jeesuse nimel, surmavaim tagane ja ta taganeb ja inimene hakkab elama. Ka läbi elatud asi. Jumal teeb seda. Kas sa oled vaimus? Ja Jeesus ütleb, järgi mind, eks ole. Kui sa järgid teda, siis need asjad automaatselt kaasnevad sellele. Kui sa ei järgi teda, kui sa teed need kõrvalkäike, Jumal teab, me ei saa teda keegi. Teinekord kuuled jutte, inimesed räägivad või teevad midagi, see on niisugune teema, ma ei taha seda puudutada täna, aga sa tead, et see ei ole tõde. Ja vaat siis mõtlen, hea küll, ta võib minule praegu rääkida, aga Jumalale ju ei saa seda rääkida, Jumal teab seda kõike. Ja siis mõtled, parem kui ta ei räägiks niisugust asja. Parem kui oleks. Kui siin neid poliitikaid ja asju kuuled ja kuulge ise, kuulge pühapäevast seda objektiivi ja midagi seal, see on kristlikus raadios oli ja kuulge seal, siis paraku tulevad mõtted, et Jumal, kas teatud inimesed üldse ei karda Jumalat või? Üldse ei karda Jumalat, nad ei usugi Jumalat. Või usuvad siis sellist Jumalat, tee mis sa tahad. Ma ei nimeta neid asju, aga Jumal on nii armuline, kõik sa saad andeks. Kõik sa saad andeks. Ja Jumal annab andeks. Aga on olukordi, kus sa ei jõua paludagi andeks. Ja ongi hilja. Aga Jumal annab andeks. Ja ta ütleb edasi, viletsuses ja kuningriigis. Ja see kolmas asi, Johannese sõnad, kannatlikkuses Jeesuses. Sa võid olla kannatlikkuses või kannatustes. Aga minu küsimus siin on, kas sa oled sel hetkel Jeesuses? Kas sa oled Jeesuses või oled Jeesusest väljas? Laul 91, salm 15 ütleb selgelt. Sa hüüad mind appi ja ma olen su juures, kui sa oled kitsikuses. Ja toon sind sealt välja. Kui sa oled kitsikuses, Jumal ütleb, ta on sinu juures. Ta saab sinu juures olla, kui sa oled Jumala laps ja kui sul ei ole takistusi. Mis takistad, Jumal on püha. Ja Jumal ei saa tulla sinna, kus pühadus on rikutud, kus pühadus on tehtud ebapühaks, kus valitseb patt. Patt lahutab Jumalast. Need on lihtsalt reeglid, mida me ei saa eirata, me ei saa mõelda midagi teistmoodi, kui on kirjutatud. Kirjutatud on, eks ole.
ja me oleme rääkinud siin nagu sellest vaimus käimisest. Jeesus on meile selgelt andnud kindlad järgimise reeglid, kui nii öelda. Ta ütles 2 korda, ma lugesin, siin on öeldud, kui ta ütleb selle välja, Johannese kirjas oli, et järgi sina mind, järgi sina mind. See on antud meile täna samamoodi. Midagi paremat kui sellist, ütleme, lahendust ei saa olla meie eludes, kui järgida Jumalat. Ei ole midagi suuremat, ei kõrgemat, ei võimsamat. Ja see samane Jumal, kellest ma lugesin praegu, kui ta ilmus sellisel kujul saarel elavana, ta oli elav. Ma olin elav, eks ole, see oli Jeesus ju. See oli ka pealkiri on nägemus Kristusest, eks ole. Nii et Johannes ei surnud ennem, kui ta nägi Jeesust. Johannes on teda näinud. Meie ei ole teda näinud sellisena. Võib-olla keegi on kuskil, ma ei tea sellest, aga tihti ongi see nii, nagu ma juba korra nimetasin, et inimesed näevad ja väga tihti sa kuuled selliseid, ma nägin nägemuse, ma nägin seda, jah, võib-olla näevad. Kahjuks ma pean ütlema, minul ei ole antud neid andeid nii suuri nägemusi näha. Aga samas ma võin öelda, ma olen näinud, mida Jumal on teinud. Ma ei ole kuskil näinud seal hiilgavaid asju või nagu räägime, aga ma olen näinud, kui inimene on surmale määratud, Jumal teeb ta terveks. Kui ta on pattu teinud, ta on surnud Kristusele, parandab meelt, saab elavaks, seda kõike ma olen näinud. Ja autor, ma teame, kes on autor selleks kõik, eks ole. See on Kristus, see on püha vaim, kes teeb seda kõike. Tema on see autor. Ma hakkan lõpetama ja ma tahan veel, kui me võtame veel need kogudused, need kirjad kõik, seda mul ei ole täna plaanis nagu rääkida, aga 2 asja, mis on kõikides kirjades on, mida Jumal ütleb siin. Kõigepealt olgu ta Pergamoni koguduses või Thyatira koguduses, ta nimetab, ma tean sinu tegusid, ma tean, kus sa elad, ma tean sinu tegusid ja sul on nimi, ma tean, et sa oled pidanud mu sõna ja ei ole salanud mu nime. Ja edasi lõpuks ta ütleb niisuguse asja, et Jumal sellega on avatud kõik need koguduste, võib-olla peatuks siiski viimasel kogudusel, nagu praegu vähemalt nii me kuuleme jutlustes ja on see Laodikea kogudus. Ja see on viimane, mis on ilmutuse raamatus, 7. kogudus ja kui me mõtleme selle peale praegult, mis maailmas toimub üldse, siis võib-olla ta on tõesti kõige sarnasem sellele just, mis on kirjutatud ilmutuse raamatus. Ja siit võib-olla mõned kohad, ma ei loe seda täielikult ette. Ta räägib, jällegi 15. salm, see on 3. peatükk ilmutuse raamatus.
ma tean sinu tegusid. Ja edasi siis tuleb kommentaar, et sa pole külm ega kuum. Oh, oleksid sa külm või kuum. Ja edasi tuleb jumalapoolne nagu otsus, mida ta teeb sellega, kes siis on leige, ütleme siis nii välja. Ja siin ütleb selgelt, et sa ütled, ma olen rikas ja mul on vara küllalt, ega ei ole mul midagi vaja. Jah, me elame ajas, kus me tihti kuuleme seda asju kõike. Ja vaimulikult rikas. Ja väga selge seda ma lugesin, ma tuletan praegu tuli meelde nagu keegi jumala sulane käis Vatikanis ja teda viidi kuhugi varakambrisse või näidati seal neid Vatikani aardeid. Ja siis see töötaja seal oli, see oli tõesti sündinud lugu, keegi jumala mees vist Ameerikast või kus ta oli. Ja see ütleb, et no meie ei saa küll öelda, et me oleme vaesed. Meil on ja siis ütles jumala mees, ütles nii, jah, et võib olla kulda ja hõbedat, aga kas ka seda on, mis ütles Johannes ja Peetrus seal ilusa suure pühakoja värava juures, kui see halvatu üles tõusis, kulda ja hõbedat mul ei ole, aga seda, mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse nimel tõuse üles ja kõnni. Vaat siin on, meil võib olla ja öelda, ja seda on öeldudki, ja neid rikkusi asju, eks ole, aga mida meil ei ole. Ja, mida meil ei ole. Vaat seda ei olegi, eks ole. Ja kui me võtame tagasi, mis ma juba olen rääkinud, koos Kristusega, koos viletsustes, koos kannatustes, koos läbielamistes, kõik need ongi need asjad, mis sind teevad tugevaks, mis sulle annavad seda jõudu, seda tarkust minna edasi. Igal ajal, igal pool, igal tööl. Olgu ta lihtne töö, olgu ta juhtiv ametikoht või mis tahes. Mul ei ole midagi vaja, mul on vara küllalt, aga sa ei teagi. Vaat siin ongi, ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu, vaene, pime ja alasti. Sa ei teagi. Vaat see on üha enam, mulle tuleb viimasel ajal, kui mõtled, kuuled, näed asju oma ümber, et Jumal, anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Aga sa ei teagi, et sa oled vilets, armetu ja vaene, pime ja alasti. Sa ei teagi. Sa mõtled, et see rikkus päästab sind või tervist toob või midagi. Ei. Vaat, ei teagi. Vaat, siin on jälle palve teema, eks ole, Jumal, anna teada mulle. Ava mu vaimu silmad ja kõrvad ja kuulda seda tõde. Anna mulle teada, kes ma tegelikult olen, mis on puudu, mis on vaja juurde saada ja nii edasi. Ma annan sulle nõu, osta minult kulda, mis on tules puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi ja silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Mõnedel on valged riided ainult ristimise ajal. Ja see riie ununeb ja veel hullem, kui see riie muutub plekiliseks ja mustaks. Oma õigus. Ja silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Väga tähtis on, et me näeme Jumala pilguga. Me näeme tõesti asju,
kuidas Jeesus nagu näeb, kuidas ta käitub, kuidas on ja sa teed selle järgi automaatselt. Sa ei pea mõtlema, kuidas sa teed, vaid kui sa oled vaimus. Johannes ta oli vaimus, kui sa käid vaimus, sa liigud vaimus, sa räägid ka vaimus. Ma olen teile rääkinud, ma ei korda seda praegult, aga kui ma kohtusin ühe ministriga suures küsimuses, mille taga oli väga paljude inimeste elu küsimused, võin julgelt öelda seda, kümnete inimeste, kui mitte seal võib pere kokku isegi 100 olla, seal oli rohkem. Ja kui see küsimus anti, see lihtsalt tuli minust välja, mida ma sellele ministrile ütlesin. Ja see oli Jumala poolt antud, see oli vaimus antud ja vastus tuli juba selline vastus, mida ma ei oleks iialgi oodanud. Heas mõttes. Ja see küsimus sai lahendatud. Kui Jumal on asja taga, siis asjad lahenevad. See ei loe, kellega sa kokku puutud. On ta politsei, täidab oma ülesannet või on ta minister või on ta üks kurjategija kuskil kinnipidamisasutuses või mõni langenud inimene ka kuskil. Mul tuleb meelde, me olime Mariannaga naiste vanglas. Seal olid paljud naised olid sellise kergete eluviiside tõttu seal ja me käisime ka teistes vanglates ja me palvetasime, me olime põlvede peal. Seal oli kuskil võib-olla kuni 40 inimest. Ringis olime nii. Ja üks naine, nime ma ei mäleta, blondi juustega, järsku paneb käed kõrvade peale, et ma kuulen. Ma ei teadnudki, tal ühest kõrvast ei kuulnud ühe kõrvaga. Seal samas palves olles, põlvede peal maas ja Jumal tegi ta terveks, eks ole, vaimus. Sa olid vaimus ja hakkas kuulma oma kõrvaga. Võt niisugused asjad juhtuvad, eks ole. Jumal teeb seda ja see on au Jumalale. Ja siis mida me tegime kõik? Me hakkasime, kiitsime, ülistasime, tänasime, laulsime selle, mis seal oli. Palju aastaid tagasi, kõik ei mäleta. Aga kohe ma ka lõpetan ja Jeesus siin ütleb ka, ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Nii et 19. salm, 3. peatükk. Ole väga hoolas ja paranda meelt. See on antud meile kõigile selline. Me eksime, me oleme inimesed. Ja paranda meelt. Ja nüüd see väga nimetamisväärne koht siin, et vaata, ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab. Selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtustöös temaga ja tema minuga. Vaat siin on mul alati üks sõna hakanud nagu hakkab sees elama. Õhtust. Miks hommikust ei ole, miks lõunat ei ole, miks õhtust ei ole? See on märkimisväärne asi, me elame praegu kõik õhtusel ajal, see on õhtus, see on enne lõppu, see on enne ööd. Enne ööd, kui tuleb öö, tuleb lõpp, tuleb kõik. Kas sa sööd koos Jeesusega, on see õhtune aeg sul koos Jeesusega või ilma temata? Millega sina magama lähed? Võib-olla seal jooksevad mingid ilusad filmikesed või asjad ja siis paned selle padja alla või kõrvale ja tööd ja see on meie valik. Ma räägin tõdesid teile. Ma räägin asju, mis juhtuvad. Ma räägin asju, mis kogudustes juhtuvad. See ei ole uudis. Wilkerson kirjutab oma raamatus Ameerikas, see oli aastaid tagasi, kui oli kaabeltelevisioonid veel, ütles, kui kuskil linnas oli pastorite konverentsid, siis tavaliselt nad elasid hotellis või hotellides.
ja seal oli tasuline programm, sa said vaadata. Ja ütles alati kõige rohkem, mida oli vaadatud, oli pornofilmid. Pastorite konverents. See on raamatus kirjutatud mina. See oli siis, kus sa said hotellis, sa olid perekonnast eraldatud, sa olid üksinda. Võib-olla mõni arvas, ega Jumal ka ei näe, naine nagu nii ei näe, kodus keegi ei näe. Ma siin vaatan ja mitte ainult ei vaata, nende vaatamiste juurde kuulub midagi veel. Vaatamine ei lõppe vaatamisega. Vaatamine lõpeb tavaliselt enda rahuldamisega. See on tõde. Aga see on patt Jumala ees ja see on raske patt. Ja kui seal ei ole korda, siis võib olla nii, et see hommiku sa ei ärka enam. Ja mis edasi saab? Need on tõsised asjad, me peame mõtlema nende asjade peale. Sellepärast, et ta tahab, ta koputab ja ta tahab õhtus süüa koos meiega. Ja see teine, ma tean sinu tegusid, nagu ta algab ja lõpeb alati sellega kõik need, kes võidab, sellele ma annan istuda öös minuga minu aujärjel. See on Laudikea kogudusel öeldud, aga see salm alati kõikides nendes kogudustel, kes võidab. Vaat sellega ma tahaks ka lõpetada täna, kas sa oled võitja poole peal? Kas sa oled võitja? Kas sa võidad või kaotad? Me oleme täna siin, päris palju on meid siin. Me keegi ei tea seda. Ma loodan, Paulus ütles ka, kui ma kuidagi pärin Jumala riiki. Paulus ütles seda, eks ole. Mis siis mina olen kõvem mees kui Paulus siin või? Kui ma kuidagi, kas ma võidan? Pangu see meid mõtlema kõike. Kas sa võidad? Ja, me ei tea. Aga üks lahendus sellele on kindlasti või üks vastus, õigemini ütleme nii. Ma julgen selle pärast loota, ütleme nii, et ma võidan, kui mul on Jumalaga vahekord korras. Inimlikuna me võime eksida, teha vigu ja kõik asju, aga siin on vahe vahel alati, mida sa teed ja kuidas sa teed. Ja kuidas sa, ka kui on tehtud midagi, kuidas sa lahendad neid olukordi. Kes võidab, võt see on selle koha ma veel loen. 21. salm, kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel. Nõnda, nagu minagi olen võitnud. Jeesus ütleb, nõnda nagu minagi, eeskuju. Tal ei olnud kerge siin, aga ta võitis. Ja millega ta, ütleme, läks vaenlase vastu, kuradi vastu, mis relvastusega. Kirjutatud on, kõrbekiusatused, kirjutatud on. Ja see sama asi on ka täna kirjutatud. See ei ole kuhugi piiblist kadunud. Kas sa oled sellega relvastunud? Kas sa elad seda nii läbi, et sa tõesti mitte ainult ei nimeta, et see on kirjutatud. Ma tean, võib-olla mõni romaanid ja on ka kirjutatud ja kõik, aga see on Jumala sõna. Ja kui see on kirjutatud ja nii kirjutatud, siis see asi toimib. Ja kui sa usus seda välja ütled ja selle järgi teed, siis sa oled võitja. Sa oled võitja ja on öeldud nii, ma annan istuda ühes minuga aujärjel, nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjel, kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Vaata, sellega ma lõpetan, et tee üks korrektuur selles, mis vaim on kogudusele öelnud. Mitte mis Ooljus on täna öelnud kogudusele, aga mis vaim on öelnud kogudusele. Ja sina oled üks koguduse liige siin. Oled sa siit kogudust või mujalt, see ei oma tähtsust. Kui sa oled Jumala laps, sa oled liige.
mida vaim on sulle öelnud. Tee omad korrektuurid, asjad ja otsused järgida Jeesust nii nagu ta on ja tuua see pilt omale silmade ette, kui ta ilmus Johannesele seal, milline ta välja näeb ja milline vägi, võim ja au on tema. Seal on lihtsalt inimlikud jutud, võimed, õigustused, asjad, mida me võime siin tuua ette või vaielda mõnes asjas. Seal on kõik see asi, kaob ära, lihtsalt seda ei saa olla. See on nii nagu Johannes ütles, kui kõike ta nägi seda ja kuulis seda häält. Ta langes nagu surnuma. Ja siis Jeesus pani oma käe, parema käe, see on Jeesuse märk, tema peale ta tõusis. Ja sai kuulda seda kõike ja sai kirjutada seda kõike. Muidu ta ei oleks saanud seda, sest seal tegu oli mitte enam selle Jeesusega, kes käis siin maa peal ja kelle rinnanajal ta kunagi oli ja võis mõelda. See oli ma olen mõelnud selle peale, kui tuleb, et kui sa oled nagu Jeesusega nagu sõbraga siin koos olnud, aga tema tegelikkus, milline on see tõeline jumalikkus. Ta tuli siia maa peale, sai meiega sarnaseks, sai inimeseks, sündis inimesena. Jumal oli nii ette näinud. Täitis oma ülesande. Me võisime taga kohtuda, rääkida, aga tegelikult kellega meil on tegemist. Ja. Ma olin surnud, ma olen elav, ma valitsen aegadest aegadeni. Tema, see on haletsusväärne, aga midagi ei ole teha, inimesed on pimedad. Jumal anna neile andeks, nad ei tea, mis nad teevad. Kui me kedagi inimest teeme kuningaks või tõstame üles, oi kui tark mees ta on, oi milline võim tal on, oi mida ta teeb. Sa mõtled, Jumal, Kristus, tema vägi, tema sõnad, tema võim. Ja mõnda inimest sellel, ta elab ainult Jumala armust, Jumala poolt üks nõks ja seda inimest lihtsalt ei ole. Jumal olgu armuline meile kõigile, me vajame seda, me vajame. Ja ärme lõpetuseks üks niisugune asi, et ärme kunagi peame ennast nii õigeks või targaks või kindlaks või ei, minuga seda ei juhtu, minuga seda ei ole. Teate, nii on rääkinud väga, ütleme niisugused tugevad Jumala inimesed ja nii ja ometi on juhtunud, peab ütlema. On juhtunud. Ma ei taha sellega hirmutada kedagi, aga parem on karta kui kahetseda ja teinekord me ei saagi enam kahetseda, on juba hilja. Jumal õnnistagu meid kõiki, tõuseme lõpupalveks. Jumal, ma tänan sind, et sa oled rääkinud meie vastu täna. Jumal, sinu poolt on antud, see on avatud uks nii-öelda. Kas me läheme sellest sisse või otsime mingit paremat, laiemat, kindlamat teed, aga Jumal, ärme unustame seda, mis Johannes ütles esimesena, viletsuses. Võib-olla kui me hakkame selle viletsusest peale, siis me ka saame osa Jumala aust. Tunnetame seda, mis Jumalal on anda meile, meie perekonnale, meie lastele. Jumal, ma tänan, et sa oled nagu avanud selle ukse, just nimelt selle ukse. Ja sa ütled, valige see tee, järgi mind, nagu sa ütlesid Peetrusele. Kuigi tal ka kuulis ebameeldivaid asju seal, aga ära vaata selle peale, vaid järgi mind.
Jumal, olgu see täna meile ka üks sõnum, et me võime igas olukorras, mis tuleb ette, järgida sind, Jumal, mitte järgida neid valesid signaale, mis on petlikud ja mis viivad meid kõrvale teede peale, mis võivad viia täielikult hukatusse. Issand, sa ei taha seda. Sa ei taha mitte keegi hukkuks või läheks sinna hirmsasse paika, Jumal. Sina tahad meilt kõike ainult head anda ja aidata. Jumal, see on sinu tahe. Aga sellepärast me ka räägime, et inimene on niisugune, kes kipub unustama ja kipub ka eksima. Ja vaenlane ka ei maga. Tal on eriti kavalad meetodid kõigi jauks, sest tema teab sinu nõrkusi, sinu nõrku külgi ja asju, aga Jeesus on üle kõige selle. Püha vaim on üle selle ja tema annab meile kõik teada, mis me vajame. Et võita, olla võitja, kes võidab, nii nagu sõna ütleb siin. Olgu meie need, kes tõesti toetudes sinu armule ja sinu tõdele võivad öelda, me oleme võitja poole peal ja me oleme võitja. Koos Kristusega, koos temaga, ainult temaga. Olgu õnnistatud kõik, kes on täna sellest osa saanud koha peal või kaugemal. Jumal, ma õnnistan kõiki ja need inimesed, kellel on probleemid, kellel on praegu raskused ja neid inimesi on meie hulgas, Jumal. Sest me oleme lihas veel, siin elame kõik. Jumal, ma palun, Jumal, et võiks teha ühe õige otsuse sinu ees. Sa näed seda ja sa vastad, Jumal. Ja järgi Jeesust, järgi tema ütlusi, järgi tema tõdesid, järgi teda. Ja kui sul on, sinu vaim on ühendatud temaga nii, siis sa käid vaimus tõesti, nii nagu Johannes oli seal vaimus. Ja ta kohtus Jeesusega ja me võime kohtuda seda. Ja elada tõesti sellel maal, kus me oleme, kuhu Jumal on meid pannud, aga elada ühte õnnistusrikast elu ja olles ka teistele tunnistajaks ja tee avajaks seal, kus on vaja, et juhatada see järg ja õnnistada, andestada ja õnnistada. Eriti see andestus, kuigi see on teinekord väga raske, aga ta on väga määrav meie igavikulise elu üle. See otsus, mida sa teed. Ja Jumal ütleb selgelt, et me teeksime seda. Andestaksime ka oma vaenlastele. Kui neid on, ma ei tea, Jumal, aga kellel on see probleem, aita teda, Jumal, et ta tahab seda teha. Kui ta juba tahab, siis sa aitad selles asja. See ei ole küsimus sulle. Issand, ma tänan. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui inimese mõistus, see hoidku tema südamed ja mõtted Jeesuses Kristuses. Aamen. Aamen.